Uus Testament algab 4 evangeeliumiga. Evangeelium teisisõnu tähendab head sõnumit, rõõmusõnumit. Uue Testamendi algusesse jääb 4 evangeeliumi. On Matteuse evangeelium, Markuse evangeelium, Luuka ja Johannese evangeelium. Need erinevatel aegadel ja erinevates paikades sündinud ja kirja pandud lood toovad meieni jutustuse Jeesusest Kristusest, tema elust, tema tegevusest ja õpetusest ning sellest, kuidas tema õpetus pärast Jeesuse surma ja ülestõusmist apostlite kuulutustöö tulemusena levima hakkas. Täna on 18. oktoober ja täna on evangelist Luuka päev, keda kiriku pärimuse järgi peetakse just 3. Luuka evangeeliumi ja ka apostlite tegude raamatu autoriks. Vana traditsiooni kohaselt pärines Luukas Süüria Antiookiast ja ta oli paganlike vanemate laps. Nooruses olla Luukas õppinud arstiteadust ja ka maalimist. Kuigi vahel on arvatud, et Luukas võis juba varasemalt kuuluda Jeesuse laiemasse õpilaste ringi, on kirikuisad valdavalt veendunud, et temast sai kristlane pärast apostel Paulusega kokkupuutumist. Luukas oli apostel Pauluse saatjaks nii tema 2. kui ka 3. missioonireisil. Evangeelium Luuka järgi on kirja pandud 70. 80. aastate paiku pärast Kristust. Ilmselt polnud Luukas Jeesuse elu pealtnägija, nagu seda oli kas Matteus või ka Johannes. Samuti ei kirjuta Luukas üles otsese tunnistajana jutustust, nagu seda oletatavasti tegi Markus. Luukas kogub, kontrollib ja korrastab materjali, mis on kinnitust leidnud teiste usaldusväärsete tunnistajate läbi. Kui Matteus kirjutab kõige rohkem Jumala riigist, Markus head sõnumit aga inimese pojast, kes annab oma hinge lunahinnaks paljude eest. Evangelist Johannes aga räägib Kristusest kui igavesest sõnast, kes on päästja ja lunastaja, siis evangelist Luukas jutustab sisuliselt suurema osa Kristuse kannatusloost. Muu hulgas leiab Luuka evangeeliumist lugusid, mis teistes evangeeliumites aga puuduvad. Näiteks ristija Johannese ja Jeesuse ettekuulutamine ja sünd, Jeesuse kohtumine patuse naisega, tähendamissõna halastaja samaarlasest, tähendamissõnad kadunud lambast, kadunud drahmirahast ja kadunud pojast, variserist ja tölnerist või jutustus Sakkeuse pöördumisest või ka lohutussõnum kurjategijale ristil või ka lugu, kuidas ülestõusnu kohtub 2 jüngriga Emmause teel. Luuka evangeelium, nagu ka apostlite tegude raamat, algab sissejuhatusega, milles raamatu esmase adressaadina märgitakse üliaulist Teofiilost. Seal on kirjas nõnda. Juba mitmed on võtnud kätte koostada jutustus neist asjust, mis meie seas on aset leidnud, nõnda nagu seda on meile edasi andnud need, kes ise algusest peale on seda oma silmaga näinud ja on saanud sõnasulasteks. Seepärast on mullegi tundunud õige pärast kõigega algusest peale täpset tutvumist kirjutada sinu jaoks üliauline Teofiilos järgemööda kõik üles, et sa võiksid õppida tundma sulle õpetatud asjade usaldusväärsust. Sellest evangeeliumi algusest, sellest lõigust ei tohi aga järeldada seda, justkui oleks need raamatud, nii Luuka evangeelium kui ka apostlite tegude raamat, määratud ainult kellegi isiklikuks õpetamiseks.
Arvatavasti oli see üliauline Theophilos, ristiusust huvitunud pagan, võib-olla juba ka ristimiskandidaadiks vastuvõetu, kes sellisena tegelikult kehastab kogu inimkonda. Olles ise endine pagana usuline, väljendab Luukas oma evangeeliumis kindlat veendumust Jeesuses teostunud lunastuse universaalsusest. See ei ole ainult mõeldud juutidele, vaid kõigile rahvastele. Teiseks rõhutab Luukas oma evangeeliumis, et tema eesmärgiks ei ole rahuldada lugejate uudishimu Jeesuse elust, vaid neid just usuliselt veenda. Luukas on ajaloolisele tõepärasusele piinliku täpsusega truuks jäädes püüdnud oma teose üles ehitada viisil, mis tooks esile Jeesuse elu ja õpetuse inimesest elusaks tegeva tõe, sünnitades meis usku ja lootust igaveseks jäädavaks eluks. Ja kuulaja, Jumala tegevus inimeste seas, meie keskel, ei ole veel lõppenud. Ta tegutseb igapäevaselt püha vaimu kaudu maa peal ja inimeste keskel ka täna. Ta tegutseb nende kaudu, kes ristimises on Jumala laste suurde perre vastu võetud. Issand Jeesus tuli, et kuulutada Jumala armu ja halastust. Ta tuli kuulutama, et Jumal andestab, et ta unustab inimese patud ja üleastumised, aga ainult seda siis, kui inimene siiralt oma eksimusi, oma patte kahetseb ja meelt parandab. Jeesus tuli, et meenutada ja kuulutada igale usklikule, igale igatsevale hingele Jumala armu ligiolekut igal ajahetkel ja igal inimlapse elupäeval. Et meie võiksime siis olla evangelist Luukase sarnaselt need, kes julgevad tunnistada Jumala suuri tegusid maailmas ja ka meie endi eludes, et me ise võiksime olla Jumala tegude osalised, täita oma risti inimese kohust. Palugem Jumalalt, et tema meile halastaks, meie patud kustutaks ja meid meie eluteel juhiks. Issand on hea ja tema heldus kestab igavesti.